Romeo ja Julia kõige suurem error laval, mis juhtus, oli ikkagi see Lauri Püksata lugu tegelikult, eks ole. Ehk siis story oli siis see, et minu stseen lõppes laval ja siis otsa tuli sinna Julia ja Paris ehk siis Lauri Liivi stseen, eks ole, niimoodi, et Julia luges seal raamatut ja siis Paris pidi sisse tulema ja neil pidi dialoog hakkama. Et see oli see, mis nagu pidi juhtuma. Aga mis seal siis too etendus juhtus oli see, et Julia oli laval, juba luges oma raamatut ja siis keda ei tule? Laurit, eks ole. Ja siis pidi info jõudma lava taha, et kuulge, et kus nagu Lauri on. Siis hakkas lava taga full paanika pihta. Kus on Lauri? Mina täpselt tulin lavalt maha ja siis nägin seda laivis, eks ole, kuidas siis Lauri leiti rahulikult oma seal garderoobist, oli ilma püksteta ja luges rahulikult mingit ajakirja või raamatut või mingit asja, eks ole. Ja siis mina tulingi täpselt lavalt maha ja nägin siis seda pealt, kuidas Lauri jookseb mööda koridori, eks ole, kuidagi poole nisti juba püksid jalas, teises jalas veel ei ole. Kostümeerija jookseb taga järgi, eks ole. Julia samal ajal muidugi loeb seal lava peal, eks ole, mõtleb juba, et nagu what the fuck is happening lihtsalt, et kas Lauri mingi sai surma või mis nagu toimub, eks ole. Ja juba 1,5 minti seal loeb seda kuradi raamatut. Ja siis täpselt pandi veel muidugi mikrofon saali sisse ka, eks ole. Et oligi saali, siis oli paariks sekundiks oli Lauri mikker sees ja oli kuulda, et issand, et kuidas ma selle küll ära unustasin. Ja siis kostümeerija oli kõrvalt, et kingad. Ja siis Lauri oli mingi pakku neid kingad. Ja see oli 10 sekki hiljem oli siis Lauri laval sokkides. Aga püksid olid jalas, eks ole.